investeerimisjutud. And action. Halloo, Sõrs kuuleb. Tere, head investeerimishuvilised. Te kuulate Eesti kõige praktilisemat investeerimisalast podcasti Investeerimisjutud. Täna on 9. märts, minu nimi on Tarmo Tanias ja üllatus, ei olegi Martinit stuudios, ei ole Jürgenit stuudios, keda ma näen, puhand mees Meelis. Tere, Meelis! No, tervist kõik kuulajad ja tervist Tarmo, et tõesti, I am back. Sa ajastasid väga huvitava koha, millal nagu tööle tagasi tulla, et ma ei tea, kas palju põnevamat saab olla, et võib-olla natukene meenutab eelmise aasta aprilli. Tõesti, et väga hea ajastus, et väga põnev on jälle stuudios tagasi olla, et aga kui ta on ju küsitud, kus ma siis vahepeal olin, on ju, et siis ei, ma ei käinud Dubais ja ma ei pidanud seal kuskilt Jeemeni või Omaani kaudu kuskilt Etioopiasse lendama ja sealt Euroopasse teed otsima, et oli lihtsalt kodus ja tegelesin pereasjadega, et jaa, et ütleme, et edendasid Eesti majandust ja tulevasid tarbijad juures oleks, et igal juhul jah, mul on väga hea meel, et sa tagasi oled, Meelis, ja kindlasti kuulajatel ka, et mõtleme, meil on need ju rollid natukene jaotatud, et mul on võib-olla rohkem sellist nagu rahavaasju, sul on rohkem kasvu poolt ja eks me jõuame rääkida nendest sportidest ja ideedest ka, aga võib-olla alustame ikkagi seda saadet sellega, mis maailmas toimub, et me ei saa sellest üle ega ümber, et nafta hind on hästi kiiresti nagu üles läinud ja mitte ainult nafta, et maagaas ka, et ja kuulajad kindlasti teavad, mis nagu Iraanis toimub, aga ma ei tea, kuidas sulle siis, Meelis, tundub, et kas nüüd peaks kõik asjad ära müüma ja kuhugi peitu minema või mis toimub seal Iraanis? Tõesti, et väga hullumeelsed geopoliitilised sündmused, et aga mul on selline tunne, et vaadates USA turgu, tegelikult siiamaani USA turud on ikkagist asja võtnud üsna rahulikult veel vastu, et ei ole nagu vabalangus läinud veel, aga teise külje pealt ma soovitan ikkagist mitte sellist kangelast mängida ja minna siis sellesse kriisi vastu 100% positsioonide allokatsiooniga, et kindlasti täna on see koht, kus natuke endale raha tekitada, kas mingisuguseid positsiooni igaks juhuks nagu maha müüa ja riski ikkagist maha võtta, et täiesti vabalt, me oleme, ma arvan, sellest USA-Iraani konfliktist juba rääkinud väga pikalt, et seal on see Hormuzi väin, on ju, et oi, et kui see väin ikkagist kinni pannakse, et mis siis saab, on ju, et ja täna me ikkagist näeme, et see väin, seal ongi liiklus on ju peatunud, et mis on nagu, ütleme, üsna halb stsenaarium ja ma ei välista üldse, et siin ikkagist turud varem või hiljem selle peale teevadki ikkagi sükse 15–20% sükse langus, et täna me küll näeme, et süke indeksite trend on tasapisi nagu hakanud nõrgemaks minema, on hakatud nagu allapoole vajuma ja paraku, kui need nagu pinged kuhjuvad, see nafta hind püsib seal üle $100, siis tegelikult see langus võib intensiivistuda ja nagu ikka, kui see langus hakkab kiiremaks minema, siis see viimased sellised lõpuküünlad on juba paanikaküünlad, on ju, kus võib päevadega kaduda siin 5% korraga, on ju. See oleks jah, selles mõttes nagu hästi hull olukord, et tahaks nagu soodsa hinnaga osta, aga kõigi inimestel ei pruugi ju vabu vahendid olla, et seda teha, et seetõttu jah, täna võib-olla on, ütleme, need portfellid ei ole ju tõesti veel nii palju nagu hukkunud, sõltub, kuidas siis inimestel, kus nad nagu rahad on, aga teades Eesti inimeste ja Ameerika aktsiate lembust, siis tõenäoliselt seal on kõige rohkem. Ja kui ma vaatan, mis siis nagu möödunud nädal toimus, siis ma oleks ka arvanud, et need miinused on kuidagi suuremad. Aga mis siis nagu kaasa aitas, et üle pikka aja siis valuuta poole peast see pööras nagu teisipidi, et dollar on tugevnuma hakanud euro vastu, et kui täna siis nagu Ameerika aktsiat soovi korral müüa, siis sõltub, mis nagu aktsiaid teinud on, aga dollar on nagu, dollari tugevne aitab selles mõttes nagu kaasa, rohkem natuke nagu eurosid, et eelmine nädal jah, SP500 lõpetas siuad nagu 0 eurodes ja Nasdaq isegi pluss 0,7, nagu me vaatame seda Nasdaqi liikumisi, siis tehnoloogia üldse oli nagu üllatavalt tugev. Ütleme, Palantir oli üks võib-olla nagu staare seal ka, teatavasti, eks ma pärast jõuame Iraani sündmustest nagu detailsemalt rääkida, et kuidas
kui hea see info ikkagi nagu ameeriklastel ja Iisraelil oli, et no ikka seal kindlasti oli Palantiiri käsi mängus on ju. Ja siis no ütleme, mingid tehnoloogia asjad veel on nagu tugevad olnud, aga noh, siis samal ajal näiteks noh, ütleme Euroopa, Hispaania tegi möödunud nädalal -7%, noh, Hispaania, ütleme siis Trumpile ei meeldinud üldse Hispaania tegevus, et kui siis Hispaania ei soovinud teda nagu siis ütleme seal aidata on ju oma baasidega ja siis noh, Hispaania sai oma tollid, aga noh, ega tegelikult siis Prantsusmaa peaaegu 7% miinust, noh, Saksamaa 6,7 ikkagi päris suur langus, et noh, ja see on nagu reedel on ju, eelmine nädal, et kui me paneme selle nädala languse otsa, siis põhimõtteliselt on siin, noh, ma tean, 6 kauplemispäevaga on 10% Saksa turust nagu kadunud on ju. Et noh, võib-olla siin müügikohti on isegi USA-s rohkem on ju, no Eesti turg on suhteliselt stabiilne olnud, noh, Norra on isegi tõusnud, mis on nagu arusaadav, et nafta on tõusnud on ju. Ja, et ma ei tea, oleneb sellest investorist, noh, mina olen ikkagi selline investor, et kui mul nagu midagi meeldi või midagi kahtlast toimub turgudel, mul ei ole probleemi, ma müün paugusportfeli puhtaks, et sellepärast mulle meeldivad finantsvarad. Kõigepealt teed ja siis mõtled on? Ja, et ma tean, et neid selliseid set-up ostikohti, noh, neid tuleb lõpmatuseni nii kaua, kuni turg on avatud, on ju, et mul ei ole nagu üldse probleem portfelli nii-öelda puhtaks müüa ja vaadata seda actionit kõrvalt pealt, eriti kui turg on nagu langustrendis, et mida ma seal nagu hoian ja ootan ja kramplikult nagu hoian nendest aktsiatest kinni, et portfell puhtaks ja siis vaatab edasi, et ootab paremaid kohti ja ootab seda nii-öelda paanikat, et siin Ukraina sõja ajal oli täpselt samamoodi, et see õigeks paanikaks ikkagist läks siis, kui emotsioonid olid põhjas ja räägiti sellest, et noh, Saksamaa paneb enda majanduse kinni ja gaas saab otsa ja täpselt need olid need ostukohad, et ma arvan, et siin selle kriisiga tekivad sarnased momendid varem või hiljem. Aga Meelis, tuletan sulle meelde, et kes on Ameerika president, Donald Trump, kuidas Trump on varem nagu käitunud, ehk põhimõtteliselt on alati seda takot teinud, et noh, põhimõtteliselt nagu hirmutab rohkem, on ju, pärast võib-olla see nagu hirm nii suur nagu ei olegi, et ma ei tea, kuidas täna, ega mina ei oska ka 100% hinnata, et teades, et novembris on nagu valimised, Ameerikas vahevalimised, et noh, Trumpil oleks ka ju vaja neid nafta hindu ju nagu allapoole saada ja mäletate, kui me eelmine aasta, miks Suure Peetri nii hästi eelmine aasta läks +40, et me ostsime nagu suurelt, noh, nii Nasdaqid kui SP500 põhimõtteliselt, me võib-olla mäletad täpsemalt päev või 2 peale siis seda Trumpi tollide tegemist vist on ju, suhteliselt heal ajal oli. Jah, väga sükse paanilisel hetkel, aga tänu sellele me portfell oligi päris hea tootlusega, aga kui me ei oleks ennem raha tekitanud, on ju, siis me ei oleks saanud nagu osta, on ju. Seda küll, aga ma ütlen seda, et nii-öelda see ostuhetk, kui me nagu eelmist aastat mõtleme, siis see CNN-i hirmuahnuse indeks, noh, reedese seisuga oli 27, noh, täna on kindlasti nagu allpool, noh, siis kui me ostime, oli vist 4, ma mäletan, et noh, siit natuke nagu ruumi on tegelikult, on ju, ja siis see volatiilsusindeks VIX oli natuke üle 50, täna on 30, noh, 30 on ka ajaluselt kõrge, aga noh, ütleme, see äärmuslikku langust vist ei ole nagu tulnud veel. Jah, ilmselt täna me liigume nagu USA turgudel sinna ekstreemse hirmu poole, aga me oleme suhteliselt nagu seal algujas alles, et sinna nullini on meil kõvasti pikk maa veel minna, on ju. Aga isenast küll, et eks Trump teeb enda tegusid ja noh, ütleme, eks USA militari nii-öelda kogunemine ikkagist sinna Iraani poole, sellest oli nagu aru saada, tegelikult oli paar nädalat ikkagist aega. Küsimus oli minu arust pigem selles, et millise nädalavahetuse tuleb, et rünnatakse ikkagi, kui börs on kinni tavaliselt. Jaa, et kui saad ikka aru, et 30% USA nagu laevastikust on nagu kogunenud teise maailma otsa, et siis ilmselt midagi hakkab toimuma, ja kui vahepeal keegi võib-olla küsib, et millega su dollar on siis tagatud, siis see ongi see meeletu military power nii-öelda, mis suudab vajadusel ka niisugust globaalset maailmakorda tegelikult muuta, et see ongi see tagatis, on ja ja seda otsustate siin kasutada ja tundub, et tõesti Trump on siis sellel aastal võtnud eesmärgiks on ju diktaatoreid kukutada ja kõik narkoparunid nagu elimineerida. Et iga kuu on keegi siis nagu. Jah, et kui me hakkame vaatama, on ju jaanuaris on ju, sõitsid need samad lennukikandjad on ju sinna Venezuela ukse taha ja Maduro
võeti kaasa, on ju, Maduro on siiamaani USA käes ja mis Venezuelaga sai, on ju, et nüüd on vaikus, aga sisuliselt praegu on hea müüa seda Venezuela naftat. Jah, et Venezuela naftat, ma arvan, et kontrollib suurel määral Ameerika, on ju, kellele müüa, on ju, midagi seal. Siis veebruaris on ju, oli teine siuke kolakas, et Mehhiko narkoparun on ju tapet. Sa oled näinud meeme internetis, kus tema ütleme siis see narkoparani unistus oli, et peale surma teda maetaks kullas kirstus ja see oli miljonit maksev kirst. Ja vist maetigi või? Maetigi, jah. Ja, okay, et, ma ei tea, kui auarüstamist ei karda või? No jah, võib-olla rahuneb maha, et siis võib-olla keegi betooni valama. Nagu. Aga ja märtsis nüüd Iraani juht Ayatollah Ali Khamenei on ju, et sisuliselt, mis tapeti rünnakute siukse esimese lainega, et no kohe, põhimõtteliselt esimese lainega. Siis kohe jah, et nagu ma aru sain. Ja mitte ainult tema, koos temaga veel umbes 50 tükki. Jah, et sinna kompleksi, kus nad nii-öelda kogunesid teemasid arutama, et see oli tegelikult väga korralikult kindlustatud mingi maa-alune bunker, aga kuna sinna lasti peale 30-50 pommi, et ka need siuksed bunker-buster tüüpi pommid, et siis tegelikult Ayatollah family ja kogu see riigi kõrgem juhtkond nii-öelda see ühe laksuga nagu otsa on ju. Aga pigem... No siis tuli veel ju ajutine asendaja, kes jõudis olla tunde või? Ja mõned tunnid ja see oli Ayatollah poeg, on ju, vanim poeg. Tema jõudis olla vastavalt mingi infole 4-5 tundi, kui uuesti sai nagu pommiga pähe. Ja nüüd oli mõnda aega vaikus ja nüüd valiti uuesti siis Ayatollah, ma ei tea, kolmas nii-öelda poeg, et no vaatame, kaua tal nagu sükest eluaega nagu antakse, et ma pigem arvan, et see on kuni nädal, et siis saab uuesti bunker-buster pommiga tõenäoliselt pähe, et seda välistada, siis tõenäoliselt ainuke võimalus oleks veel sügavamale maa alla minna, kas 150 või 200 meetrit. No sellist võimalust meil ei ole nii ruttu. Vist ei ole nii ruttu, et ütleme tänapäeval ikkagi, kui sa võtad Iraani juhtimise üle, siis sa kirjutad alla ka otsusele, et sa ei soovi enam mitte kunagi päikesevalgust näha. No ei tea, kas nii hullult läheb, aga see tõenäoliselt on nagu suur, et kui nüüd vaadata, vaata, kui oli eelmine aasta oli selle krüptovaluutaga suured kõikumised on ja siis teatavasti Trumpi poeg panustas selle peale, võitis palju on ja nüüd 2 päeva enne seda rünnakut Trumpi poeg ostis 30 miljoni eest naftat. Jah, meeletu kasum on ju. Jah, see, ütleme, USA-s on neid päris palju nagu juhuseid kuidagi on ja ma ei tea, kas ju siis osadel on see privileeg uudistest nagu kasu kuidagi lõigata on ju. Aga vaadates seda sõja nagu kulgu, et iseenest tõenäoliselt Putin vaatab seda pealt ikka väga-väga äravalt, et kuidas nagu päris demokraatlikud superpowerid enda võimu teostavad, on ju, et me oleme näinud, et nagu mõndade tundide, mõndade päevadega hävitatakse riigid, hävitatakse juhid, on ju, ja siis Putin korra vaatab nagu, et kuidas tema sõda läheb, et sisuliselt 5 aasta jookseb ja venelased ei ole Donbassist edasi saanud, on ju, et sa võid võrrelda sellega see, et sa näiteks 4 aastat tagasi oleks teo pannud libisema sealt Donbassist on ju Berliini poole, siis täna see tigu oleks libisenud Berliini on ju, aga venelased on ikka Donbassis. Arvad, nii ruttu oleks jõudnud tigu? No 4 aastaga roomab ilusti ära. Võib-olla. Et ja kindlasti Putinil on nagu ärevus tekkimas, aga teise külje pealt on ju, kui me lihtsalt vaatame seda sõda on ju, mis USA, Iisrael, Iraani vastu täna peavad, et kas me täna nagu saaksime nagu otsustada, kas on olnud see edukas või ole, et sisuliselt, kui sa hakkad näppude peal USA mõttes nagu ja Iisraeli mõttes. Kas rünnak on olnud edukas, siis vaadates on ju Ayatollat enam ei ole, on ju, et see eesmärk on nii-öelda täidatud. Tuumaoht on ka väiksem kindlasti. Jah, no ütleme nii, et mis need eesmärgid olid, on ju, et seal oli 4 sükest suuremat eesmärki, on ju, kõigepealt on selle Iraani raketivõime hävitamine, siis mereväe hävitamine. No need on hävitatud põhimõtteliselt. Siis need on hävitatud, siis tuumaambitsioonide lõpetamine. No see on nüüd võib-olla veel töös. See on töös.
ja lisaks siis terroristi võrgustike rahaliste toetuste hävitamine on ju, see on ka veel töös. Et ma ütleks, et suures pildis see rünnak on hetkel väga hästi läinud, kuigi siin mingid agad veel on, et mis toimub on ju selle Hormuzi väinaga, et positiivne on see, et Iraan seda ei mineerinud, et sisuliselt see väin on nagu lahti, aga seal on rünnak-koht väga suur, seal on mingid tankerid on juba pihta saanud, on ju, et kindlustused hetkel ei kindlusta, kui sa sealt läbi sõidad, et see on su enda risiko, et sellepärast seal keegi ei julge nagu läbi sõita sellest väinast, et see on, ma arvan, et hetkel täna finantsturgude mõttes ka kõige olulisem nii-öelda pudelikael, mis sa pead kell tiksub ju, tegelikult ega Trump tahaks seda kiiresti, ütleme, ta on nüüd öelnud küll, et põhimõtteliselt see arvestades võimaliku tuumasõja ohu nagu ärahoidmist, see on väike hind, mis me nagu maksame, ütleme üks asi muidugi, mis on päris õud, nagu me vaatame, mis see nagu loodusele teeb, nägid neid kaadreid, kuidas seal hoidlad rünnati ja kuidas see õhku lendas kõik ja siis kuidas need happevihmad pärast nagu alla sadasid ja siis ma mõtlen nagu selle peale, et me olemegi siin Eestis ja Euroopas tublid ja sorteerime prügi ja teeme kõik on ja siis ühe pauguga lastakse põhimõtteliselt kogu Euroopa aasta CO2 õhku. Jah, tõesti vaatad, et seal nägin mingid klippe, kus Iraanis konkreetselt sadas naftavihma on ju, et kus see kõik see naftatööstuse suits nii-öelda tuli vihmaga alla, et tõesti vaadates nagu kui hullult praegu USA ja Iisrael seal Iraani õhuruumis nagu laamendavad sisuliselt kõik võimalikud õhurelvad on sul kasutuses alates B1, B2, B52. Sul ei ole enam ju põhimõtteliselt keegi ei ohusta sind enam, et õhukaitse on maha võetud. Ja lisaks on ju vaadates ühe nädalaga Iraan kaotas 40 sõjalaeva on ju, et seda riiki varsti ei ole enam olemas, et mida rohkem nad seal kuskil maal peidus on ja valivad nagu uusi juhte, iga päevaga Iraan põleb rohkem maha nagu, et ilmselt kuni lõpuni välja ma arvan, et need naftatööstused hävitatakse ka seal lõpus ära, et kui sa nagu hakkad mõtlema, on ju, et Iraan on niisugune terroristlik nagu riik, on ju, et naftarahade eest toetatakse igasuguseid terroristlikke võrgustikke, Hamasid, Hezbollad, Hutid. Jah, pluss ütleme, see läks ju oma relvastuse loomisele, mitte nagu tavalise inimesele on ju. Ja just, et mulle pigem tundubki, et see sõjakäik, mis nagu täna ette võeti, ma arvan, et see on nagu hea otsus, seepärast kui sa oleks pidanud selle asja 3 või 4 või 5 aastat hiljem nagu ette võtma, siis Iraanil oleks veel 1000 ballistilisi rakette, veel rohkem raha Hamasi, Hezbollale, Hutidele, on ju. Et paratamatult see protsess tuleb nagu lõpuni viia, maksku, mis ta maksab, aga ma pigem usaldan Ameerikat ja ma arvan, et Ameerika on suuteline selle missiooni lõpuni viima edukalt. Mitte ainult USA, USA on muidugi peamine, kellel on, aga see Iisraeli luure on ka ikkagi, tõenäoliselt koos USA-ga nagu ikkagi väga täpne olnud, on ju, et üllatavalt täpne. Jah, ma ei tea, kus nad täpselt seda infot võtavad. Väidetavalt on liikluskaameratesse igale poole sisse äkitud, aastad jälgitud, et kõik on pea peal, et kõik liikumused on teada, on ju. Mina täpselt tea, kas see nii on, aga üldse imesta on ju. Jah, võib-olla lihtsalt kõige suurem, ma arvan, et ootamatu asi oli, et Iraan ründas nagu kõiki oma naabreid, Araabia riike. See tekitas ka selle olukorra, kus eestlased ei saanud enam koju naaberriikidest, on ju, et seda võib-olla ei osatud arvestada. Jah, seepärast eelmine kord, kui see 12-päevaline sõda käis, on ju, siis need raketid lendasid ikkagist Iisraeli poole, 300 ballistilist, mis seal oli, on ju, et siis seekord pommitati kõike nagu ja müstika tegelikult, et Araabia riikidel on nii ja õhutõrje, neid nagu mitmeid sadu ballistilisi on nagu maha võetud ja loomulikult droonid, mingid tulevad nagu läbi kahjuks,
ja ma vaatasin ka, et tegelikult nüüd USA ongi Zelenski poole pöördunud, et kuna Ukraina on selle sõjaga, samasuguse sõjaga tegelikult tegelenud juba viimast 4 aastat, siis Ukrainal on kõige parem nii-öelda kogemus. Kas Trumpil pole kaarte käes? Jah, ma mäletan küll, et kus Trump ütles Zelenskile, you don't have a card, muide peale seda on ju Zelenski ju hävitas 30% Venemaa strateegilisest lennukikandjatest on ju, või nendest pommituslennukitest on ju, et aga tundub, et jällegi Zelenski on tagataskust tõmmanud välja väikse jokkerkaardi ja tõesti Ukrainal on täna olemas nende Shahed-droonide sellised interceptor-droonid, mis on kordi odavamad kui nii-öelda need ründedroonid on ja tundub, et Ukraina on juba saatnud sinna Araabiasse enda siuksed droonide vastu võitlusüksused võitlema, nii et. Aga kui me püüame Meelis natuke nagu prognoosida, mis edasi võiks saama hakata, et seesama, et me teame, et ta sõjaliselt USA-le vastu ei saa, mingit varianti ei ole, aga et ta on rünnanud oma naaberriike seal paljus, et sisuliselt on nagu Iraan ju paariaks muutunud, et keegi ei taha temaga ju enam tegemist teha, et seal ei olegi ju muud varianti, et peabki uus võim tulema. Jah, ma tõesti, mulle tundub, et see Iraan pommitatakse siin ikkagist kiviaega tagasi kahjuks, et tuled lastakse kustu ja see kes suurim kannataja ongi Iraani rahvas on ju, et Iraani rahvas on siin praegu vist 50 aastat tollade võimu pidanud kannatama ja näha on, et nad ei ole sellest mitte midagi võitnud. Rahvas on nagu puruvaene, sanktsioonide all, kõik see Iraani naftaraha läheb terrorivõrgustike ja mingid tunnelite kaevamiseks, ballistiliste pommide ostmiseks ja väljatöötamiseks, et Iraanil, ütleme, võib-olla ootaks lihtsalt seda, et tõenäoliselt ma ei usu, et USA võib-olla sinna nii-öelda boots on the ground või nii-öelda sõjaväega sisse läheb. Maaväega, võib-olla mingid väga limiteeritud mingid missioonid on ja. See peab olema siis mingi selle eesmärgiga see rikastatud uraan kuidagi kätte saada on ju. Ja teine asi, Iraan on ikka väga suur riik, kui me võrdleme siin Ukrainaga, et Ukraina on nii suur riik, et siis kui sa paned nagu Iraani nagu keset Euroopa mäppi, see on peaaegu pool Lääne-Euroopat, et sinna nagu jalaväega sisse minna, sul peab olema väga suur jalavägi, et ilmselt seda pigem ei tehta, et Iraan pigem pommitatakse täiesti sodiks pealtpoolt seni kaua, kuni siis ikkagist toimub kapituleerumine. Kui seda ei toimu, siis tegelikult ma loodan, et mingil hetkel ikkagist rahvas tuleb nagu tänavatele, võtab selle julguse kokku ja kukutab ikkagist tollade võimu. Okei, suurim kannataja kindlasti Iraani rahvast praegu, aga kui me mõtleme nagu majanduse seisukohast ja mõtleme börside peale, et miks Euroopa on ka vaata päris palju tõusnud, või teab kukkunud, et kuna Euroopa ka ju sõltub, ta peab impordima seda energiat sisse on ju, ja USA ei ole, USA-l endal, ta müüb ju päris palju naftat ise ka, et ta ei ole otseselt sõltuvuses. Aga kuidas on Aasia riikidega Meelis, nendel on ka probleem? Jaa, et ma vaatasin just järgi ka, et mille jaoks Hormuzi väin nagu nii oluline on, et kui hakata vaatama, et kes sealt kõige rohkem naftat ja LNG-d ostavad, siis paratamatult Aasia riigid, et sisuliselt näiteks Katari LNG-d top-ostjad on Hiina, India, Taiwan, Lõuna-Korea, Pakistan ja EU-sse tuleb seal mingi väga üksikud protsendid nii-öelda kuskil Itaaliasse, Hispaaniasse, et väga huvitav on ja kui sa vaatad nii-öelda palju naftat läheb nii-öelda Aasiasse, siis 90% Hormuzi väinast läbivast naftast lähebki otse Aasiasse. Kas Hiina peaks suhteliselt närviline olema? No ütleme, tõesti, hiinlastel on, ütleme, kraanid on päris kinni keeratud, et kui me vaatame seda Venezuela teemat on ju, siis Venezuela peamiselt müüs Hiinasse naftat. Vaata, Ameerika lubas ka ju Indial, ütleme, osta osaliselt lühiajaliselt nüüd ju Venemaa naftat on ju. Ja see on kahjuks on ju, et ma saab sinna natuke lisaraha, aga Iraani
suurim naftaostja 90% oli Hiina ja täna see kaubavahetus on peatunud, on ju. Et sisuliselt Hiina on ära kattitud Venezuela naftast, Iraani naftast, on ju, ja kogu see Hormuzi väin on nii-öelda kinni, et sisuliselt siin vaatadki, et väga suur oht on nagu Aasia riikidel jääda täiesti ilma naftata või nii-öelda et seal tekib nagu päris puudujääk nagu. Ja ma isegi vaatasin ka seda, et näiteks Jaapan ja Lõuna-Korea võtavad sealt 60% mõlemad oma naftast Hormuzi väinast, et seal tõesti Aasia on nagu väga suures sõltuvuses ja võib-olla siin peakski nagu mõtlema niipidi, et see tees, vaata, mis siin oli, et sell Ameerika buy Aasia või emerging market on ju, et kas see tees on täna enam nagu valid? Ma hakkasin ka kahtlema natukene, et vaadates, et dollar on tugevnema hakanud, tugev dollar arenevatel turgudel ei ole kunagi hea olnud, on ju. Vara veel öelda, ainult üks nädal on nagu närvilisemat õhkkonda olnud, aga eelmine nädal arenevad turud olid ühed suuremad kukkujad. Ja ütleme, tegelikult seal Iraanil on üks siuke huvitav case veel, et seal on üks siuke väike saar, Kharg, väike saar, seal Pärsia lahes. Kui väike ta on? Saaremast ikka suurem? Ei, see on ikka väga väike, seal on, ta on mingi Muhu või isegi väiksem veel, et kus on peal nii-öelda naftaterminal. Et muud ei olegi ainult nafta? Muud ei olegi tünnid ja naftaterminal ja siis nii-öelda tankerite dokkimis nii-öelda alused ja läbi selle väikse saare käib 90% Iraani nafta ekspordist, mis genereerib nii-öelda Iraani riigile 40% tuludest, on ju. Et hetkel see saar on veel puutumata, on ju, see on strateegiliselt nagu ilmselt valik tehtud, et seda hetkel veel õhku lasta või üle võtta. Naftat täitsa käest ära lasta. Ja, et seal, ütleme, see saar toodab seal kuskil 5-7 miljonit barrelit päevas, ongi 5-7% kogu maailma naftatoodangust, mis Iraan seal turul müüb nii-öelda Hiinasse otsa siis on ja, et hetkel see on veel puutumatu, aga ma arvan, et kui see sõda siin nagu edasi läheb ja lähebki veel agressiivsemaks ja vägivaldsemaks, et siis tegelikult see saar on täielikult legitiimne sihtmärk, kuna seal toodetud nafta rahade eest see ei jõua nagu Iraani rahvale, see raha liigub otse nagu nende terrorivõrgustikele ja pommide ja relvade eitamiseks. Siis on ju Hiinal ikka väga keeruline seis, kui tõesti see ka kinni pannakse. No jah, et see nagu tähendabki seda, et kui ütleme sealt Hormuzist käib suures pildis mingi 30% maailma naftast läbi, et sisuliselt tõesti, et see 30 kukub ära, et see teised Aasia riigid siis peavad tulema asendama maailma muudelt turgudelt seda 30%, et eks ta ajab siin tõenäoliselt nafta hinna mingiks ajaks nagu kõrgemaks, et eks siis paistab, et kuidas seda olukorda siin lahendatakse, et hetkel, ütleme, see võib-olla ongi see kõige suurem risk, et kui see nafta jääb nagu üle $100 pikemaks ajaks, on ju, see võib hakata tekitama siin inflatsioonirisk, on ju. Siin on kaks asja, et inflatsioon kindlasti kasvab ja teki küsimustki, aga võib tekkida ka majanduslangus, ehk põhimõtteliselt meil on siis stagflatsioon. Kõige üks hullemad asju, mis võib nagu olla, on ju, üks asi veel, meil on varem siin rääkinud, et keskpangad langatavad nagu intressi ja nii edasi, on ju, saame näha, mis siis nagu aprillis toimub, on ju, kui uus Ameerika keskpanga juht on, aga eelmine nädal intressid Euroopas läksid päris palju ülespoole, intressi määrad, et nii 2-aastased võlakirjad, 10-aastased võlakirjad, see võib tähendada ka seda, et ühel hetkel mitte Euroopa Keskpank ei alanda enam intressi, täna vaatasin ka, et turud tegelikult juba ootavad, et seal jõulude paiku on seal 6 Euribor, seal 2,3-2,4 kandis on ju, et kui see sõltub jällegi, kui kaua see konflikt kestab, on ju, aga väga palju, et ühesõnaga see pinge võib tulla süsteemiga selle poole pealt, et raha end läheb kallimaks. Jah, see risk täna on, et inflatsiooniga võideldakse ikka kallima rahaga, on ju. Ja USAs tegelikult on ka rahatrükk ikka siis käima läinud, et ka see mingil määral peaks nagu toetama ikkagi sellist inflatsioonilist keskkonda. Et jah, selles mõttes, kui nagu USAt vaadata, see oht on seal see, et lihtsalt börs on nagu kallis võib-olla, mõned sektorid, kuigi seal ka osad asjad on ju
ütleme, tarkvara asjad on päris palju allapoole müüdud, osaliselt krüptoasjad, et ütleme, mõned asjad on seal tõusnud ka, aga kui ikkagi kriis on, siis ikkagi USA kuidagi hoiab paremini. Jah, ta hoiab nagu paremini, aga ma just mõtlen nagu selle peale, et kui USA, ütleme, ilma selle Iraani kriisita ei suutnud nagu üles uusi tippe teha, täie sinna vinduma, et kui nüüd on nagu Iraani kriis ka veel seal lisaks, et mis see potentsiaal või see tõenäosus on, et me nüüd lähme uutele tippudele mingi väga jõuliselt, et ma arvan, et ennem siin tehakse -20% ja siis tuleb see tipp-buying momentum ja see on see koht, kus ütleme, ka Suur-Peeter peaks nagu ahne olema ja see on see moment, kus tekivad uued momentumid, uued nagu võimalused ja see on see koht võib-olla, mis tekitab niisuguse väga hea tootluse portfellis, kui sa suudad seda ära ajastada. Kohe jõuame ka sinna, räägime virtuaalportfellidest aga ma võib-olla enne mainin seda ära, et üks mees ja tema sõbrad on ka täna, kes kindlasti põnevusega jälgivad, et millised need ostukohad teevad ja kellel on nagu oluliselt rohkem raha kui Peetri portfellil on ehk siis Warren Buffett ja Berkshire Hathaway, et seal nagu, see on ikka raha on, et mida nagu osta on aga võib-olla nagu huvitav on see, et ütleme, ettevõte ise ei ole ju tükk aega oma aktsiat tagasi ostnud, et on seda nagu kalliks pidanud, ega aktsia hind on suhteliselt stabiilne olnud siin viimased 6 aega, aga nüüd siis otsustati, et hakatakse taas nagu aktsiat tagasi ostma ja siis ettevõtte juht Greg Abel, keda me ise ka ju meeldis eelmine aasta, ütleme, taamalt nägime, ma ei tea, mingi 50 meetri kauguselt aga kes on siis nagu uus juht ja nüüd ostis ise ka natuke rohkem kui $15 miljoni eest firma aktsiad ja ütles, et tal peaks ka palgast ka nagu üle jääma, et lubas tulevikus ka juurde osta, et selline hea statement ikkagi, et usk on et kinnitad ka nagu rahaga. Jah, et eks Berkshire Hathaway tänases turusituatsioonis on üsna kindel valik on aga ma millegipärast mul on niisugune tunne, et ei mitte seda, et nad magavad ikkagist need head ostukohad maha seekord. Jaa, aga vaata, neil on nagu rahaga nii palju rohkem on, et nad ei saa päris nagu väiksemaid asju osta, nad tahavad korraga ikka suure summaga osta, et see on nagu keerulisem. Ja mulle tundub, et nad ootavad nagu seda maailma lõppu nagu niisugune kriiside ja kõigi kriiside ema, nagu, mida ei pruugi tulevad niisugused poolikud variandid on mis ei ole päris see, mida nad ootavad ja siis juba turg taastub, et Okei, aga läheme siis virtuaalportide juurde ja ütlen ka ära, et meil on ka paar küsimust pärast vastame, aga küsida saab ja endiselt investeerimisjutud swedbank.ee, aga kui ma alustan siis võib-olla väiksest Peetrist, siis temal on siis iga kuu 500 eurot nagu laekub juurde ja nüüd tuli see uus raha jälle kuu vahetusega peale ja tal on selline rahulikum portfell natukene, aga siia ma võtsin ikkagi Novo Nordiskit sisse, et kuna Suure-Peetri kasuportisse kõige paremini ajastusega läinud, mõtlesin, et kaua võib on, et ühel hetkel peab see ajastus ikka pihta ka minema, ja tegelikult, mis puudutab Novot, siis viimased uudised on natuke paremad ka olnud, et teatavasti vahepeal oli ju, Meelis, sinul oli ka see aktsia, mis minuni tõid, see HIMS on ju, et ütleme, kes tegi sellised, nagu koopiaravimid põhimõtteliselt odavamad on ja siis oli konfliktis ka ju Novoga, et Novo andis ta kohtusse ja siis ütleme tegelikult ka Ravimiamet keelas selle müügi mingil hetkel ära, aga nüüd nad jõudsid omavahel nagu kokkuleppele, et Novo ja HIMS, et põhimõtteliselt siis Novo võttis oma süüdistused tagasi, aga vastutasuks siis saab, et HIMS-i platvormi hakatakse nende ravimid ka müüma ja täna on, HIMS oli reedel isegi järelturul +40, täna oli vist mingi +20 on ja Novo on ka kergelt plussis, et kuskil siin äkki need põhjad võiks nagu olla, et selgub nagu hiljem on aga võib-olla selline suurem pingem nagu möödas on Siis, mis puudutab Suure-Peetri rahavaportfelli, siis eelmine nädal, ma mainisin ühe asja, unustasin ära, et tõesti ütleme selle ühe USA finantssektori asja panime kinni, kuna ta alandas nagu dividende ja Suure-Peetril on halb kogemus, ütleme, mõtleme siin
Leget-Platt näiteks ja mis meil siin olnud on ju, et Walgreens ja kes olid siin aristokraadid ja kuningad, et ühel hetkel vähendasid dividende ja mõtlesid, et see aktsia ei kuku, aga tegelikult pärast kukkus nagu väga palju, nii et siin ta kukkus mingi 5%, müüsime kohe väikse miinusega ära, et tegelikult ta ei ole nagu teesina, ei tööta enam, on ju. Ja siis teine, mis ma ära unustasin, eelmine nädal siis selle Autolinersi, noorakate autode vedamise firma, ütleme siis me Hush-auto jah, et panime siis korra kinni, 65% oli kasumit. Ütleme, aga see, et tekitada võib-olla ka siin natuke puhvrit on, et siin nagu võlakirja poole peal on, et aga ta on nagu üllatavalt hästi vastu pidanud, et mingid asjad on nagu tõusnud, et raha on läinud kinnisvarafirmadesse on ju, siis ütleme, Telenori aktsia on siin palju tõusnud, Verizon on nagu tõusnud, seesama Nestle ka, vaata, mis me ossime, oli suhteliselt stabiilne, et mingil hetkel oli ta +13, nüüd on +8, aga ikkagi nagu plussis ja ta on põhimõtteliselt natuke vähem kui 9% plussis, siis natuke rohkem kui kuu ajaga, et on hästi, on ju. Kasvuportfellil tuleb Peeter, ütleme, meeldis sinu soolo, arvestades, mis turu toimub, on -7, ei ole hull, on ju, et tegelikkuses mingi, arvestades, ütleme, turg on nagu nõrk olnud, aga siin on ikkagi mõned päris teravad nimed ka, on ju, mis on nagu väga palju tõusnud, siis jälle nagu kukkunud, siis me oleme siin natukene siis need positsiooniga ju kinni pannud, just sama asi, mis sa Meelis enne mainisid, on ju, et igaks juhuks siis nagu raha oleks, on ju, aga võib-olla siis mõne sõnaga räägime, kui me eelmine nädal siis Martiniga seda tegime, siis me leppisime kokku, et ootame sinu Meelis ära, et saad ise nendest ettevõtetest nagu rääkida põgusalt ja ideedest, et ja üks on siis selline staar meil siin olnud, et AAOI, et põhimõtteliselt, mis on 110%, 111% plussis, et need otsustasime 80% kinni panna, aga võib-olla räägid mõne sõnaga, mis firma see üldse on ja miks ta nii palju tõusis, kui igal pool on nii ärevad ajad? Jaa, tõesti, see on, ütleme, selle kasvuportfelli superstaar. See päästis päris palju meil. See päästis päris palju, ta oli suht lühiajaliselt tegelikult meil sees, et ma ei tea, kaua ta oli, mingi kuu-poolteist või? Umbes natuke peale. Ja üle 100% sinna tootlust, et 40 panime ja ma ei tea, mingi 40-50 000 oli seal plussis. Praegu on 85 000 on ju, ütleme siit jah, ütleme enne seda müüki on ju, et põhimõtteliselt 45 000 kasumit, jah. Aga tegelikult mis see AAOI teeb, et ma arvan, et see on nagu järgmine niisugune datacentrite pudeli nagu Ireen või? Jah, ütleme, ta on nagu ettevõte, mis tegelikult arendavad optikatehnoloogiat ehk siis footontehnoloogia, inglise keeles on niisugune photonic niisugune sõna, kindlasti, kes natuke rohkem kokku puutub, on täna päris palju selle teemalise artikli on näinud, ehk see on nagu andmete edastamise kiiruse tehnoloogia, ehk siis niisugune laser powered fiber optika seadmed ja mis muudavad nagu andmed nii-öelda valguskiiruseks ehk siis footoniteks, ehk mis võimaldab andmete transfeerimisel saavutada valguskiiruse ja siis selle edastada nii-öelda järgmisse sihtpunkti ja just tänu nendele seadmetele on see andmete transfer oluliselt energiatõhusam ja kiirem ja ka seeläbi nii-öelda tekitab vähem soojusenergiat ehk siis ei kasuta nii palju elektrit, on ju, ja mis siis muudab on ju kogu AI kiipide ja datacentrite andmetöötluse oluliselt tõhusamaks, on ju. Ja see nii-öelda, ütleme, kui muidu siiamaani kasutati hästi palju nii-öelda nende andmekeskuste, nii-öelda nende räkkide ühendamiseks on ju vaskkaableid, siis täna turg liigubki edasi optikaseadmetele, ehk see ongi siis nii-öelda järgmise generatsiooni tehnoloogia, on ju. Ja miks see on nagu nii oluline, siis need näitajad on päris hullumeelsed tegelikult, milline arenguhüpe seal on, et sisuliselt need seadmed võimaldavad 3,5 kordse energia tõhususe võrreldes nende vaskkaablitega, lisaks mingi üle 10 korra parem ühenduvus ja ka andmete kiirus on nagu hoopis teisel levelil, on ju. Ja kui sa nägid ka uudist, on ju. Tulemused olid väga head ja just väljavaade oli nagu mulletavad. Ja tänu sellele see aktsia nagu lendaski. Muidu pole võimalik ja pole.
ja tegelikult kui sa nägid eelmine nädal, Nvidia tegi strateegilise lepingu Lumentum Holdinguga ja Shoreiga. Ma seda isegi ei näinud, aga ma nägin, et Nokia teeb siin koostööd Nvidiaga. Aga just need Lite ja Shore sisuliselt need on samamoodi selliste optiliste lahenduste ettevõtted ja ütleme, Suur Peeter tegelikult oli juba enne Nvidiat on ju selles AOI sees on ju ja tegelikult ka Nvidia nüüd investeeris nendesse ettevõtetesse mõlemas $2 miljardit, et nad enda toodet nagu edasi arendaks. Et see ilmselt ongi see järgmine nii-öelda pudelikael, mida hakatakse nii-öelda edasi arendama, et see andmete vahetuse kiirus oleks maksimaalselt kõrge ja tänu sellele on ju kukub sul ka energiakulu nagu. Ja, aga igaks juhuks siis paneme kasumit lukku on ju, et tekitame siis nagu seda raha peale on ju, et see on nagu üks positsioon. Ja lihtsalt tegelikult kindlasti me tahaks nagu seal ettevõttes sees olla ja ka teisi selles sektoris ettevõtteid lisada, aga lihtsalt see turumoment täna on nagu liiga riskantne, et kui vähegi see turu negatiivne sentiment lõpu saab, siis hakkame uuesti vaatama. No tegelikult vaatame, ossime esimese jupi Microsoftist 20 000, see on nüüd kergelt mõni protsent plussis on ju, aga mul tuleb just meelde see eelmise aasta algus on ju, vaata kui me ostime Nasdaqit ja SP500, äkki ühel hetkel isegi peab indeksit ostma, kui tuleb nagu superostu kohta on ju. Ja, et indeksiga võib alustada ja kui see nii-öelda taastumine hakkab pihta, et siis saab nagu sealt ümber switchida konkreetsetesse aktsiatesse. Teine, mis läks siin väikse miinusega lukku, on Blue Management, lühendiga nõrk PE, et ka eesmärk on siis tõmmata riski maha. Riski maha ja see breakout nii-öelda ei töötanud, et siis me pole mõtet sees hoida, et vaatame hiljem. Aga meil on siin päris palju polegi vist tükk aega nii palju olnud erinevad nagu tooraine ettevõtted on ju, et küll on siin nagu, ma saan aru, et hõbedakaevandajad, kullakaevandajad, aga osa me panime ka ju kinni vist vasekaevandajad vahepeal siin natukene on ju. Ja, et kui tundus, et siuke kulla hõbeda see vaseteema võiks nagu paremini töötada, kuna ikkagist maavarad ja siukesed, kuld on nagu ikkagist siuke safe haven, aga tundub, et täna need ei tööta isegi nii hästi, kui ma oleks oodanud, et kuld siin saab natuke peksa ja need siuksed kullakaevandajad, hõbedakaevandajad, need kukuvad koos teiste aktsiatega, et selle mõttega nad sees olid, aga ega nendel ettevõtetel nii-öelda fundamentaalselt midagi viga ei ole, seepärast praegu on nende kõrge aeg ikkagist. No marginid on kõige paremad ju, et seal on ju kasummarginid on kõrged ikkagi praegu. Ja, et neid ma hoiaks veel sees ikkagist. Ja põhimõtteliselt on siis niimoodi, et raha tuleb siia arvestataval määral juurde, et sisu, et on mingi 40% natuke peale on isegi, ütleme, USA lühiaastas võlakirjades, aga mis on siis see signaal võib-olla Meelis, et millal siis Suur Peeter otsustab jõulisemalt juurde ostma hakata, et mis selleks nagu teidetud peab olema? No ütleme nii, et tõesti ei taha olla sellised kangelased, kes pimesi ostab siukest kukkuvat nuga, et seda kukkuvat nuga ostaks siis, kui on tõesti ikkagist täielik paanika. Ja hind väga soodne ka juba. Hind väga soodne, kuigi ütleme mingisuguseid aktsiaid võimalik, et siin tasapisi võib noppima hakata just see optika seal sektoris, et eks ta siis kuulete mingil hetkel, kui me hakkame neid noppima, aga ütleme, pigem kui turgudel on siuke kas külgsuunaline liikumine või langustrend, et tegelikult kogu see turg on sinu vastu, kui sa täna ostad, et selles suhtes ei taha võib-olla liiga selle turu vastu minna, et ideaalis turg võiks nagu ümber pöörata, võiks tekkida tõusutrend, et siis on sul kõige parem riskitulu suhe. Et põhimõtteliselt jätad need kõige paremad ostukohad isegi võib-olla kasutamata, aga sa tahad näha, et tuul puhub tagant. Jah, täpselt, et sul pole mõtet turu vastu võidelda, et isegi kui sa ostad häid aktsiaid, tugevaid aktsiaid, kui kogu turg on ju crashib, ega need aktsiad kukuvad samamoodi.
vaatame siis küsimused ka, meil on 3 küsimust ka, et Roomet on kirjutanud täna podcasti eest, on püsikuulaja, et on aktsiate ETF-ide krüptoga kaubelnud mõned aastad ja mõtles, et võib-olla peaks mõned võlakirjad ka portfelli lisama ja siis esimene küsimus on see, et mis me arvame Apollo Grupi võlakirjade pakkumisest? Jah, see pakkumine on täitsa laivis, et ma vaatasin korra sinna ja maht on päris suur, et... No ütleme jah, et kes ei tea, et see on meelelahutuse toitlustusettevõte, on ju, Apollo kino, on ju, KFC, My Sushi, sealgi suvel tiksumas käidud, on ju, Liidos, et siuke erinevad ärid, ütleme, ma hakkasin soovitama, et see on iga investori nagu enda kodutöö, aga pigem ma mõtlen seda, et kui sa oled ostnud aktsiat ja krüptot, et siis tasakaalustamiseks on okei. Jah, et see on ikkagi selline instrument, mis on väga uimane, see ei kõigu nagu nii palju, et sinu jaoks kindlasti uimane, 5 aastat ja saada 7% aastas kindlasti uimane, aga mõtlen, et võib-olla portfelli nüüd ajutamise mõttes pole üldse paha. Ja, et kui sa just tahad nagu proovi teha, et tõesti pane mingi osa portfellis sinna, et vaata, et just seda tunnetust saada, et neid võlakirju pakkumisi tegelikult tuleb väga tihti, et võidki iga teatud aja tagant võtta mingi uue sinna portfelli. Ja... Roometil on ka jätkuküsimused, aga et võib-olla peaks hoopis Apollo võlakirja asemel ootama mõnda panga võlakirja pakkumist või mõne kinnisvarafirma oma, kus on ka füüsiline tagatis. Ma ütleksin, et kinnisvara omad enamuses on võib-olla kõige keerulisem viimasel ajal olnud, eriti nüüd teti edu omad, kus ma võib-olla julgeks nagu minna. Nende võlakirjade puhul pigem ma arvan, et vaata nagu selle pilguga, et kas sa ise julgeksid neil laenu anda, et ja kas sa nagu julged või mitte ja mis see tõenäosus, et raha tagasi tuleb ja kes need inimesed seal on, et ja ära pane siis nagu väga palju raha nagu ühe kaardi peale, et see on see teema, ma arvan. Aga ta muidugi mainib, et erinevate aktsiatest ja krüptost tundub võlakirjade teema tema jaoks kõige keerulisem isegi olema, et nii ongi, kui sa tahad nagu süvitsi minna, siis sa pead ikkagi nagu oskama, ma ei räägi isegi Eesti võlakirjadest, nagu ma ütlesin, sa pead oskama hinnata, kuidas see raha tagasi tuleb, sa pead oskama hinnata, kuidas intressimäärad muudavad võlakirja hindasid, ma pean silmas just nagu likviidsete välisturgude kauplevad võlakirju, et kõiki peab teadma ja võib-olla siis alustada on parem kodule lähemalt ja tuntud nimedega, nii et saate mingi esimese kogemuse ära, siis näete, kuidas sobib, on ju, et ja loomulikult tuleks ka ettevõttesse sisse vaadata, hinnata rahalist olukorda, kuidas cash flow'd on, kas ettevõte on kasumis, kahjumis. Ja kas sa usud sellesse ärisse üldse on, et tervikuna ja kõigesse inimestesse ja nii edasi? Jaa, absoluutselt, et väga palju ettevõtted ongi sellised, mis nii-öelda kasumit ei teeni, aga kogu aeg nad rullivad seda vanu võlga üles, võlakoormus nagu kasvab. See on ohtlik, et seda nagu tasub vaadata. Aga siis Maarius küsib, et mis tööriistu me kasutame oma jälgimisnimekirja haldamiseks, et temal on umbes 50 instrumenti jälgimiseks, et ta on siis, ma saan aru, TradingViews on avanud erinevad lehekülgi, aga jube tüütu on läbi käia ja nii edasi ja siis Excelit on väga proovinud, aga sinna pole võimalik kohe kõrvale graafikut vaadata, et Meelis siis, mis sa siis kasutad, labidat või reha või mis tööriista sa kasutad? Et üsna hea portaal on finvits.com, see on küll USA põhine, sinna saab jälgimisliste teha, ma ei tea, mingi 20-30 tükki vähemalt ja USA aktsiad enamasti sinna lisada, aga mis on hea, et sa saad tekitada sinna sellise graafikute vaate, kui sa paned nii-öelda portfelli vaates open screen. Et mitu graafikut ühe lehele või? Ja saad mingi 30-40 nii-öelda graafikut panna ühele lehele, et siis sul on võib-olla parem suke ülevaade, et kui mingi asi on pikalt langustrendis, et siis jääb nagu paremini silma, kui ta on nagu lihtsalt listis. No mul endal on investing.com, mida ma kasutan, lisaks muidugi ütleme erinevad pangaprogrammid, kus on Meelisega eelis tavakuulajate ees, aga need on võib-olla need kohad, mida tasuks siis nagu kaaluda. Ja siis Maaruse viimane küsimus on, et mis hinnaga ja tingimustel me ostaksime Ireeni tagasi? Ireen on, ta on radaril. Seal tuli ju täiendav aktsiaemissioon, nägid sa, et natuke suppi lahendad, aga samas bilanss läheb tugevamaks. Jah, eks see on sektor, kus on vaja kõvasti nagu investeerida, et ma pigem
tundub, et seal ei ole hetkel, ütleme, turu tähelepanu on mujal, on juba seal AAOI ja nende optikaseadmetel ja sealt edasi liigub järgmisse nii-öelda pudelikaela, et aga ma arvan, et Ireen ja kõik see datacentrid tulevad mingil hetkel uuesti tagasi, kui turg selleks valmis on, et täna on turul on niisugune negatiivne sentiment, langustrend on ja senikaua Ireen ei hakka vastu turgu ka liikuma, ta on ikkagist natuke suurema volatiilsuse ja riskiga aktsiat. Ja krüptoga ka seotud ikkagi. Jah, et ütleme, ma ei hakkaks nagu niisugust hinnasihti tehniline muster pigem. Jah, pigem vaataks, millal tehniliselt ta läheb ilusamaks, et ütleme higher high, higher low, ütleme, ja siis hüppaks peale tagasi. No kuulake saadet, eks siis ma arvan, see Meelise radarit ei kao see ettevõtte, et kindlasti ma arvan, mõni ette on ta tagasi, on ju. Ehk siis Meelis põhjendab, miks ta neid võttis tagasi. Aga siis Raul küsib, et meie arvamust Infoteri ja Tallinki aktsiate osas, et Infoter on küll rohkem ajutatud, aga Tallinki dividendi määr on umbes 3% suurem, et kuuled, milline torm on õues, et ikkagi tuul on kõva. Et Infoteril on siis dividend 3% vähem, aga kuna Infoteri käes on üle poole Tallinkist, siis mida siis Meelis oleks mõistlik teha, kas osta nagu Tallinki aktsiat või osta nagu Infoteri aktsiat, ma ütlen, üks ei välista teist on ju, et küsimus, mis eesmärk on ju. Et kui see eesmärk on nagu olla dividendi investor, lühiajaliselt sa saad Tallinkist natuke suurema dividendi, aga samas tuleb teada, et peale dividendi maksmist aktsia kukub ka ju dividendi võrra, et see on nagu suurt vahet ei ole. Aga tänases seisus, kui ma vaatan nagu, mis maailmas toimub, siis pigem mina ise ostaks, ma arvan, Infoteri, sest vaadates, mis maagaasi hind teeb ja see äri, ja Tallink on nagu nii neil seal juba sees on ju, ja siis pluss, ütleme, Infoter maksab 2 korda aastas dividendi, et maitse asi, aga mina eelistaks, ma arvan, siis Infoteri, kui nendest kahest valida. Ma ei tea, mis mõtted sul? Ütleme, võib-olla selle Infoteriga tõesti jätab nagu ukse lahti ka see on nagu kasvule ka, jah. Et lisaks saad ikkagist mingit dividend, et täna vaadates, mis LNG hind siin Euroopas on pannud siin nädala ajaga üle 100%, et tõenäoliselt ka Infoteri marginaal on seal päris rasvaseks minemas, et võib-olla seal võib üllatuskoht tulla. Aga okei, tõmbame siis sellega otsad kokku. Ma loodan, et Meelis üle pika esimene saade hinge kinni ei tõmmanud, et treenitud mees, aga 51 minutit saite siis meid kuulata, et teiega olid Tarmo Taniles ja Meelis Maasik, kõike head ja kuulmiseni. Hallo. Juhu! Kuule, siia lõppu tahtsin veel sulle öelda, et finantsteenust pakub Swedbank AS tutvu tingimustega ja pea nõu. Esitatud teave on informatiivne, tegemist ei ole investeerimissoovitusega ega kutsega osta või müüa väärtpabereid või teha muid tehinguid. Teave emitentide tegevuse kohta tugineb nende finantsaruannetel ja muudel avalikel allikatel. Cool. Aga mis see evidentide on? Ei teagi niimoodi kohe praegu öelda. Ma ei tea. No see, pane ära nüüd. Pane ära toru. Näe. Ciao. Ciao.